Suvikõrvitsat on praegu nii palju. Kui sa ööseks auto uksi ei lukusta, siis hommikuks on naaber su auto suvikõrvitsat täis toppinud. Seega teeme ühe maitsva šokolaadi suvikõrvitsa brauni. Täna on meil külas siis Ave, kes teab taime kasvatamisest sama palju kui mina tean pasta keetmisest ja tal on palju maitsvaid retsepte oma kodusaagist. Ja täna me teeme siis esimest korda sellist šokolaadi suvikõrvitsa braunit. Sul on palju kodutaimi, ma saan aru, sa ise kasvatad kõiki enda... Ma kasvatan nii palju asju toiduks kui vähegi võimalik või kui mis vähegi meie kliimas kasvavad, mida ma oskan kasvatada. Esiteks, see on põnev ja teiseks see on puhas toit, on ju. For sure. Suvikõrvits on valmis, riivitud. Bam. Väga hea. Päris korralik kogus oliiviõli, aga seda see on tervislik. Paneme siis toortatarjahu. Toortatar on röstimata, tavaline tatar on röstitud, sellepärast ongi selline tume ja hästi tugeva maitsega. Aga segame maisijahu sisse vist siis need küpsetuspulbrid, soolad, asjad. Okay. Siia läks siis maisijahu, küpsetuspulber, sool ja vaniljasuhkur. Ja kakao. Ja see on see magustamata. Lõpuks on vaja nad lihtsalt kõik kokku valada. Kookosõie suhkur. Ma kuulsin, et siin on kõige rohkem vitamiini sees, ehk siis sa saad reaalselt suhkrust nagu päriselt häid aineid ka kätte. Ja see pole nagu päris suhkur üldsegi, vaid ta nagu kookosõie nektar siis. Viimaks lisame ka tumeda šokolaadi tükid. Nii mina hakkasin võtma noaga tükki, tema ütleb nii, emme, kui sa teed niimoodi, siis su käed ei saa üldse võidu kokku. Saad sa aru? 8-aastane tütar. 8-aastane. Paneme siis kogu segu siia ahjuvormi. Ja nüüd viskame selli 175 kraadiga ahju, kui kauaks Ave? 45 minutit. Kohe kaamera käima. Nii, sa jäid vahele. Mis asi see on? See on mingi superpoweri jook. Seal on banaan, punane draakoni vili ja vesi. See on jumala hea. Siuke nagu kuuma päevaga siuke jahutab jook tegelikult. Suvikõrvitsa keeks on nüüd valmis. Kas see on keeks või brauni? Brauni või? No okei. Ei, see peavuus. See ongi hea. Kaunistame siis punaste sõssartega. Annab natuke hapukust siia. Ja. Meil ei olnud vaniljajäätist. Siis meil oli... Tadaa! Ilma jäätiseta pole ikkagi ükski brauni see. Igaüks võib kodus küpsetada siis seda omal sobival ajal, et kas sa tahad rohkem jätta selliseks šokolaadi lavakoogiks, eks siis seest natukene vedelama või siis küpsetada rohkem läbi. Ja. Cheers! Cheers! Suvikõrvitsat ei ole tunda. See äär on nii mõnusalt krõbe. On ju? Super äge retsept. Aitäh sulle, Ave! Yes.